Meie rahvusvaheline koostöö toimub peamiselt 3 suunal, et kas ongi siis õpirändeprojektid, kui me käime ise väljas, on meil partnerlusprojektid või siis võtame vastu külalisi. Lisaks veel õpilaste keeleõppereis Brightonisse, mis toimub igal õppeaasta kevadel. Eelmisel aastal oli meil siis ka päris suuremahuline õpirändeprojekt, kus meie õpetajad ja tugispetsialistid käisid nii töövarjutusel kui osalesid kursustel. Külastati Prantsusmaa, Hispaania, Soome koole ja käidi inglise keele kursusel Dublinis ja õuesõppe ja aktiivõppemeetodite kursusel Reykjavikis. Senine tegevus on andnud meile väga palju uusi ideid, kuidas enda nii õppetööd kui huvitegevust korraldada. Sellel sügisel algab uus õpirändeprojekt. Juba on ootel uued külalisgrupid, kes soovivad meie kooliga tutvuda. Mina käisin aprillis Erasmus projekti kaasabil Barcelona koolis, kus räägiti katalaani keelt. Minu eesmärgiks oli vaadata, kuidas vähese keeleoskusega lapsed kaasatakse õppeprotsessi, kuidas õpetatakse erivajadusega lapsi, kuidas on koolis lõimitud muusika ja tants üldõppeainetega, omandada ka uusi kogemusi ja õpetamisvõtteid. Külastasime mitmeid erinevaid tunde. Ise õpetasime lastele meie rahvatantsu Kaerajaan ja koos laulsime sepapoiste laulu. Koolikülastus andis mulle uusi mõtteid, õpetamisvõtteid ja aha-efekti. Minu rahvusvahelise koostöö kogemus põhineb ühel toredal keeleõppeprojektil. Meie esimesteks väljakutseteks oligi siis lastega saata teineteisele tutvustavaid videosid. Nii tegid siis hispaanlased oma videod, meie oma videod. Me tutvustasime koolimaja, tegime süüa ja valmistasime Hispaania, siis täpsemalt öeldes katalaani roogasid. Ja täpselt sama ülesande tegid siis Hispaania lapsed oma koolis ja toimus videote vahetus. Saatsime üksteisele kaarte jõuludeks, valentinipäevaks, tutvustasime toredaid traditsioonilisi tähtpäevi. Meie saatsime toreda video inglise keeles siis mardipäevast ja vastu tuli vahva video sealsetest jõulukommetest. Praeguseks hetkeks on siis olukord see, kus iga minu klassi laps ja ka paralleelklassi laps omab toredat sõpra katalaani koolis. Osalemine andis meile kõigile uut hoogu järgmisteks väljakutseteks. Brightonis keelereisil käimine on pikk traditsioon. Seal käivad meie kooli 8. klasside õpilased. Seda reisi ootavad pikisilmi nii õpilased kui ka kaasa minevad õpetajad. Selle nädala jooksul õpivad õpetajad üksteist paremini tundma, tekib omavahel selline usalduslik koostöine suhe ja see kandub edasi ka edaspidisesse koostöösse. See ühine vastutus tagab ka eduka reisi. Õpilaste jaoks on see nädal iseseisvuse õppimise aeg ja võõra kultuuri ja kommetega tutvumine. Ja kirsiks tordil on kindlasti ka uute sõprussidemete loomine, mis siis kestavad veel ka edasi. Väikese üllatusena minu enda jaoks tuli see, et külaliste võõrustamine on väga põnev ettevõtmine ja see ei ole kasulik ainult neile, kes meil külas käivad, vaid ka meie enda õpetajatele. Et ühelt poolt me saame tagasisidet külalistelt, me saame ise analüüsida enda tööd, et mis meil juba on väga hästi, mida me saame paremini teha. Ja samuti iga selline avatud tund on ju lisavõimalus õpilastele suhtlemiseks. See tagasiside, mis me oleme saanud, on andnud
igati uut hoogu juurde ja inspireerinud järgmisteks ettevõtmisteks. Et mida meie kohta siis on öeldud, on see, et meil on väga sõbralik koolipere, väga toredad õpilased, traditsioonilised üritused nagu tantsuvõistlus Kuldkets või siis hoopis loovtööde kaitsmisel osalemine. Et väga palju on käidud traditsioonilistel üritustel ja loomulikult kõik meie kooli eripärad, mis on seotud kaunite kunstide integreerimisega õppekavasse, on avaldanud väga suurt muljet. Mul on väga hea meel, et ma töötan just Tallinna Rahumäe põhikoolis, kus on nii innovaatiline ja uuendustele avatud koolimeeskond, juhtkond toetab rahvusvahelist koostööd ja leiame alati uut ja põnevat, mida sellest õppida.